nüüd siis, nagu ma mainisin, on postkastist näha siis, et kui meil nii läks siit arve ära 10.07 operaatori süsteemist, siis samal hetkel on siis postkasti tulnud teade, et Türi vallavalitsusele on Heli Otsa poolt tulnud ostuarve. Ja saame siis vaadata ka meie menetluskeskkonnast, et tõesti 9. juunil on saabunud Heli Otsalt arve 19 eurot, arve number 760. Ja kui me nüüd selle arve avame ja siin liigume, siis arve ajaloost on meil näha, et see arve on operaatorit ehk siis e-arveldajalt 10.07 tulnud ja saabunud Türi vallavalitsusele 10.07. Et samal hetkel, kui arve väljastatakse, siis 5-10 sekundi jooksul jõuab ta siis teisele poole kohale. Ja arve juures, kui me nüüd vaatame siit, siis arve juures on ka ilusti või siin on näha ilusti see arve siis, mis me väljastasime täpselt samasugusel PDF kujul. Ja nagu te näete, siin on siis 2 manust. Esimene on siis PDF arve, mis on siis inimese jaoks loetav, ja teine manus on siis XML ehk e-arve formaandingus, ja see ongi siis see, mis on arvutite vahel liikuv ja milles siis arvutid aru saavad ja meile süsteemi ta sisse loevad. Ja nüüd ei olegi arvega mitte midagi muud teha, kui arve on vaja saata lihtsalt kinnitusringile, ja kui ta on kinnitusringile läinud, siis kinnitatakse arve vastavate inimeste poolt ära, kes seda siis tegema peavad, ja järgmisel, ülejärgmisel päeval läheb ka arve koheselt maksmiseks. Ehk nagu siis näha oli, e-arve saatmine on lihtne, on mugav ja mitte midagi ületamatut ei tohiks mitte kellegi jaoks olla.